Karl Robin, tänaselt Tihemetsa etapivõit. Ilmselt jääd päevaga väga rahule? Ja ei, kindlasti jään, et kokkuvõttes ikkagi ma tegin seda, mis vaja oli ja võiduga ei saa nördinud olla, nii et ma olen õnnelik. Kuidas esimese sõidu võitis siis Kevin Saar, kuidas esimeses sõidus teil see vahe nii suureks läks? Ma esimesed paar ringi äsisin ja pusisin ta taga, et äkki teeb mingi vea ja sekib võimalus mööduda, aga seda ei tekkinud ja kiirused olid meil niivõrd samad, et ei olnudki lihtsalt seda võimalust kuidagi turvaliselt mööduda ja otsustasin, et mul on parem võimalus hoida pigem jaksu ja jõudu teiseks sõiduks ja loota paremale stardile. No igal juhul teises sõidus sa ei jätnud midagi juhuse hooleks ja oli vastupidine seis, et teil oli siis Keviniga selline suht turvaline vahe ja võitsite teise sõidu. Jah, ei saa nördinud olla, et esimeselt ringilt kohe liidrina ja siis enda sõitudes suutsin vahe suht turvaliseks kasvatada ja seda ka hoida. Ja mingeid murekohti ei ole, et ise väga õnnelik. Me teame, et sul oli hooaja alguses siis vigastus. Kuidas sa oled suutnud sellest taastuda ja oma kiirust arendada? Eks see taastumine oli mitte kuigivõrd füüsiline, vaid pigem vaimne, teades, kui palju vaeva oli nähtud enne hooaega ja kõik see töö ja vaev läks siis luhta, et hästi raske oli leida seda motivatsiooni, et tagasi tulla. Aga sõprade, pere ja tuttavate toel siis sai see motivatsioon leitud ja tagasi rajale tuldud ja nüüd siis ikka heas vormis. Praegu sa juhid Quad Open klassis siis Eesti meistrivõistluste sarja. Kas edaspidises siis on plaanis võib-olla rohkem Eesti meistrivõistlustele keskenduda või kuna sul eelmine nädalavahetus läks väga hästi MM-etapil, on plaan ka viimased MM-etapid kaasa sõita? Ja Läti ja Leedu MM-etapid ma sõidan kindlasti kaasa ja nende kõrvalt siis üritangi ka see aasta Eesti meistrivõistluste tiitli võtta. Need on praegu peamised eesmärgid. Me teame ka, et sa õpid ülikoolis. Praegu ilmselt on juba suvevaheaeg, aga mis faasis on sinu ülikooli õpingud? Ja mida sa õpid ka? Õpin siis Tallinna Tehnikaülikoolis äriinfotehnoloogiat ja hetkel sai siis esimene aasta tehtud ja 2 veel minna ja praegu see nii väga meeldib. Ja millised on sihid peale lõpetamist? Peab vaatama, mis tulevik toob, hetkel ei oska öelda. Tuleme täna Tihemetsa juurde tagasi. Ma vaatasin, rada läks ikka korralikult auku ja soond teiseks sõiduks. Ma nägin korra, isegi tekkis siuke ohtlik moment ka sul, aga õnneks midagi ei juhtunud. Jah, kui Kevin on taga, siis peab ikkagi täiesti piiride peal sõitma, et tegemist on ikkagi vaieldamatult Euroopa ühe tippsõitjaga ja ega ma seal midagi väga juhuse oleks ei jätnud, et sõitsingi ikkagi täieliku piiride peal ja nii need momendid ka tekkisid. Seda oli näha. Kuidas sulle üldiselt muidu Tihemetsa rada täna meeldis? Kuigivõrd ikkagi meeldis, et eile rada kõndides tundus ta küll, et ta läheb väga ohtlikuks ja väga raskeks, arvestades millisteks ta soolodel läks. Aga sõitudesse prooviringile minnes oligi suht koht positiivne üllatus, et ei olnud üldsegi nii hull, kui ette arvata oli ja oli täitsa mõnus. Igal juhul aitäh sulle ja palju õnne! Aitäh!